tunne, mis sul on pärast ööklubis viibimist, jääbki siis püsivalt. Kas sa tahad, et terve su ülejäänud elu käiks su kõrvades selline heli? Niimoodi, et mitte keegi teine peale sinu ei kuule seda ja sa ei saa seda välja lülitada. Kui ei, siis ma soovitan sul seda videot edasi vaadata. Viimati, kui me rääkisime sellest, ma näitasin teile sarnast pilti ja te ikka ei saa aru. Mis me näeme siin? 60% teist, kes vaatavad meie videosid, ei ole tegelikult subscribed. See on lihtsalt nõme juba. Nii et see muud. Palun, see ei võta teilt tüki küljest, see ei võta teilt mitte midagi, 1 sekundi ja see teeb meid väga õnnelikuks. Palun. Kindlasti oled tähele pannud pärast klubis käimist või kõrvaklappidest muusika kuulamist sellist justkui pisikest alarmi oma kõrvades ja sa mõtled, et chill, see läheb üle. Aga mis siis, kui ühel päeval ei lähe? Me kõik teeme seda. Klubid, festivalid, bussis kõrvaklapid kõige kõrgema volüümi peal, sest muidu ei kuule ju. Aga oleks naiivne arvata, et see kõik meie kõrvadega midagi halba ei tee. Ta tekitab loomulikult kuulmislangust ja siis kuulmishäired ja moonutust. Loomulikult tinnitus võib tekitada ülitundlikkust helide suhtes. WHO info kohaselt on ülemaailmselt üle miljardi noore ebaturvaliste kuulamisharjumuste tõttu kuulmiskahjustuse riskis. Ja neid ebaturvalisi harjumusi on palju rohkem, kui sa arvata võid. Muru niitmine, ehitustööd, bussid, sireenid, juuste kuivatamine, spordiüritused ja lasketiirus käimine. Aga asi ei ole ainult selles, kui vali see heli on, vaid selles, kui tihti ja kui kaua sa sellega kokku puutud. Ehk jõuame tagasi meie 3 peamise süüdlaseni. Kontserdid, klubid ja kõrvaklapid. Üldiselt hinnatakse, et kuulmiskahjustuse risk hakkab tekkima kuskil 85 detsibelli juures. See on umbes sama vali nagu tihe linnaliiklus ja sellise müra sees võib viibida umbes 8 tundi päevas, ilma et tekiks märkimisväärne kahju. Aga siit edasi läheb asi väga kiiresti käest ära. Detsibellide ohutuse skaala ei ole lineaarne. Võib arvata, et kui 85 detsibelli on ohutu umbes 8 tundi, siis 95 detsibelli on näiteks 7 tundi. Ei. Mida kõrgemale skaalas lähme, seda järsemad on hüpped. Näiteks 94 detsibelli on ilma kaitseta turvaline kuulata vaid tund aega ja 120 detsibelli kõige 7 sekundit. Ja nüüd mõtle korraks enda igapäevaelu peale. See on nii charge'i. Mõtle korraks. Kõrvaklapid suudavad keskmiselt mängida 105–110 detsibelli. Kui tihti sa tegelikult kuulad muusikat nii valjult, et sa ei kuule enam, mis su ümber toimub? Kui tihti sa mängid videomänge nii, et sa ei kuuleks isegi suitsuandurit? Karel. Halla. Siinkohal peaks mainima, et kuulmine on asi, mis väga naljalt ei taastu. Hea uudis on muidugi see, et kõrvaklappidest muusika kuulamine on asi, mida me saame ise kontrollida. Kui kaua, kui valjult ja üldsegi millistes klappidest me muusikat kuulame. Süke keskmine linnamüra ongi umbes 80 detsibelli. See on su kõrvadele okei, aga see on ebameeldiv. Mis sa teed siis? Paned kõrvaklapid ja kuulad muusikat. Alustame kõige olulisemast. Mitte ükski kõrvaklapp ei ole iseenesest ohtlik ega ohutu, aga mõnel on omad eelised. In-ear ehk kõrvasisesed klapid istuvad otse kuulme käigus, väga lähedal kuulmekilele. See tähendab, et heli jõuab sisekõrva väga kontsentreeritult väiksele alale. Uuringud näitavad, et just see lähedus võib suurendada helirõhku ja teha lihtsamaks ohtlike helitasemete saavutamise. Kuulmekäigu sisesed on kõige kehvemad, sellepärast et kogu see helienergia on suunatud siis sisekõrva suunas, mis siis ju ongi väga tundlik igasugusele mürale. Nad on ka suhteliselt räpased, neid ei saa väga hästi puhastada. Ja nad tekitavad sellise soodsa keskkonna väliskuulmekäigus bakterile seenele, meile meeldib seal kasvada, sest seal on niiski, soe ja pime, et seda ma üldse ei soovita põhimõtteliselt. Lisaks kipuvad inimesed in-ear kõrvaklappidega muusikat valjemini kuulama, sest need ei blokeeri alati piisavalt välismüra. Alustame kõige tavalisemast variandist. Classic AirPods.
vana versioon ja vaatame, kui kõvasti ma need klapid pean panema, et ma enam ei kuuleks seda kohutavat müra. Mul on juba kõvasti üle poole ja ma kuulen endiselt igat autot, mis mööda sõidab ja üle poole juba tegelikult ei tohiks panna. Paneme siis põhja. Ma ikka kuulen. Ma kuulen ikka seda müra, aga ma lihtsalt kahjustan oma kõrvasid. Üle kõrvaklapid töötavad natuke teistmoodi. Nad katavad kogu kõrva ja loovad füüsilise barjääri välismürale. See tähendab, et heli ei lähe otse kuulmekäiku ja jaotub ühtlasemalt enne, kui see sisekõrva jõuab. Ja kuna nad blokeerivad müra paremini, kuulavad inimesed nendega muusikat tihti madalamal helitugevusel. Ja nüüd midagi teistsugust, ülekõrva soniklapid, mis omal ajal pidid olema kõige paremad noise cancellation kõrvaklapid üldse. Kuulme kõrvalesta pealsed kõrvaklapid on mõnevõrra paremad, jah, just, sest et nad ei tekita nii umbset seisundit. Mõnel hakkab see natuke nagu suruma, et ta peab nagu rohkem pause tegema, aga pausi peakski tegema. Lahedad klapid või? Jah, ma tean, jah. Kus juures sa saaksid need praegu Teliast päris hea hinnaga. Räägime. Aga üks oluline asi jäi veel mainimata. Noise cancellation. Müra summutamise funktsioon ei summuta heli nagu kõrvatropid. See teeb midagi palju veidramat. Klappides on väiksed mikrofonid, mis kuulavad välismaailma heli ja klapid loovad sellele helile täpselt vastupidise helilaine. Ja kui need kaks lainet kokku saavad, siis nad kustutavad üksteist ära. Need reaalselt vähendavad helilaine tugevust, mis sinu kõrva jõuab. Ja tänu sellele, et keskkond on vaiksem, siis sa ei pea nii paljuks enda muusikat keerama. Nüüd on veidi uhkem AirPod Prod, kus on ka ehitatud sisse noise cancellation, mis on meil siin ilmselt väga suur sõber. Nende vahe on ka muidugi see, et siin on see kumm, mis istub veidi paremini kõrval sees, kui need lihtsalt plastmassist. Oh my god, kui palju! AirPods Prod noise cancellation, mul oli vaja ainult, mis ma ütleks, kas see mingi 55% ja ma ei kuulnud mitte ühtegi autot, mis minust mööda läks ja ma ei riku oma kõrvasid. Oi, kui tore lugu. Aga jällegi me peame juurpõhjuseni jõudma, miks meid ümbritseb nii palju müra, et kuidas me nagu aktsepteerime seda. Et see läheb iga aastaga aina hullemaks, aga me justkui lihtsalt normaliseerime seda, aga tegelikult see ei ole normaalne. Et see on nagu nii laialdane probleem, mis mõjutab terve keha nagu ikkagi tervikuna, mitte ainult meie kuulmist. Ja nüüd need kõige hullemad tegelased siin loos. Klubid ja kontserdid, sest seal valitakse helitugevus sinu eest. Klubis või kontserdil on helitugevus enamasti umbes 95 kuni 120 detsibelli. Mõnes kohas isegi rohkem, eriti kui sa seisad kõlarite lähedal. Ma isegi ei tea, kas te kuulete sest midagi praegu, aga siin me saime siis kõige valjema 103 detsibelli, mis on juba väga ohtlik. Ma isegi ei kuule ennast rääkimas ausalt öeldes. Ja nüüd kõige olulisem küsimus. Kui kaua on see helitugevus ohutu? 95 detsibelli 1 tund, 100 detsibelli 15 minutit, 110 detsibelli 90 sekundit, 120 detsibelli 7 sekundit. Kõik aeg, mis järgneb sellele, tekitab kõrvadele kahju. Ja kaua inimesed tegelikult klubis on? Mitte 90 sekundit, 2 tundi, 3, 4, vahest isegi rohkem. Tead, käisin nädalavahetusel 3 klubis ja sain igas klubis üle 100 detsibelli konstantselt ja ühes sain isegi peaaegu 110 kätte. Mis arvad sellest? See ei üllata mind absoluutselt. Isegi spordiüritustel võib olla selline müratase, isegi mingi jazz-kontserdid, mitte ainult ööklubid.
ja see tähendab seda, et nendes ööklubides võiks viibida 10-15 minutit umbes. Kui sedagi. Ja siis peab juba ära minema, sest et kui juba on pikemalt seal ööklubis, siis on juba potentsiaalne kuulmiskahjustus. Ja võib-olla kõige tähtsam asi, mida jälgida. Su keha annab sulle tegelikult märke. Kui sul on pärast muusika kuulamist või pidu kõrvad kinni, heli tundub tuhm või sa kuuled seda väikest pininat, siis see ei ole normaalne. See on märk, et su kõrv sai liiga palju koormust. Kui ma olen klubis ja ma olen nende kõlarite lähedal ja ma tunnen terves oma kehas seda bassi, kas see kuidagi mõjutab mul seda kõrvakilega või? Ta võib, kui väga ikkagi selline äkitselt väga vali heli tuleb, seal 130, 135, siis ta võib jah kuulmekilega katki teha. Kas sa kuuled mind või? Kui sa tuled kusagil kontserdilt või klubist ja sa lähed sinna õue, vaata, ja su kõrvad on lukus ja siis käib ka pinin, kas see on ka nagu mingi... See on märk sellest, et on potentsiaalne mürakahjustus. Ja kui sa teed seda tihti, iga nädalavahetus? Just, siis sa aina koguneb, kuni see tunne, mis sul on pärast ööklubis viibimist, jääbki siis püsivalt. Mis me nüüd siis peale hakkame? Kuidas oma vaeseid kõrvakesi säästa? Kõige olulisem asi, mis sa saad teha, keera heli vaiksemaks. Teadlased soovitavad hoida volüümi 50–60% peal. Tundub nagu maailma kõige igavam nõuanne, aga see on kõige suurema mõjuga. Teine asi, mida inimesed täielikult ära unustavad, on aeg. Soovitatakse jälgida 60-60 reeglit. 60% volüüm, 60 minutit. Su kõrv vajab reaalselt taastumisaega. Kui sa kuulad tundide kaupa järjest, siis see koormus kuhjub. Ja kui sa oled valjus keskkonnas, kus sa ei saa ise volüümi kontrollida, siis topi endale midagi kõrva. Tänapäeval on mõned kõrvatropid juba nii uhked, et need näevad välja nagu ehted. Nii et sa saad ekstra swagi, pluss need reaalselt ka vähendavad nii ajutist kuulmiskahjustust kui ka tinnituse tekkimise riske. See võib tunduda siuke ärge tehke nii video, aga teadke, et see kõik jutt tuleb inimeselt, kellel on juba tinnitus, mida ei saa ravida. Kuulmine on täpselt selline asi, mida sa ei hinda enne, kui see on sult ära võetud. Ja hea kuulmine ja vaikus on ikka päris alahinnatud.